Tere teile kõigile! Mul on hea meel Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt tervitada teid siin Mardi Laadal, Eesti suuremal käsitööpeol. Me oleme tõesti üle 2 aasta jälle Saku Suurhallis ja sellepärast, et kokku saada käsitöörahvaga ja rõõmustada selle üle, kui ilus ja uhke on meie käsitöö. Juba eelmisest Mardilaadast, mis päriselt siin Saku Suurhallis toimus, oli ka selles samas väikeses seminariruumis meil üks kokkusaamine, rahvusvaheline seminarajatus. Ja juba siis tekkis plaan, et me kasutame selle ruumi ja selle aja ära, kui kõik käsitöötegijad on siin Tallinnas ja Saku Suurhallis, et saame kokku ja arutame päevateemalistel asjadel. Siin sel aastal me saame lihtsalt rõõmustada laada pärast sellepärast juba, et me oleme päriselt koos, et me ei ole virtuaalselt, vaid me olemegi reaalselt ja saame üksteist vaadata, oma käsitööd vaadata ja nautida. Aga tänane seminar on haridusteemaline. Ja selleks oleme siia kutsunud külalised üle Eesti, et seda teemat arutada. Ja meie päevajuhiks on Ave Matsin, kes on siis Viljandi Kultuuriakadeemiast, aga Ave on ka meie enda Käsitööliidu juhatusest, nii et me oleme igat pidi koostööd teinud ja teame oma tegemistest palju. Nii et ma soovin teile täna siis sellist mõnusat olemist, et te saaksite siit uusi ideid ja me saaksime uuesti ja suure sammuga edasi liikuda ja ütlen ka siis selle, et meie seminari salvestatakse ja seda on siis hiljem võimalik vaadata meie koduleheküljelt. Ilusat päeva teile ja Ave, lava on sinu päralt. Kõigepealt suur tere kõigile Viljandimaalt ja tõesti nagu Liina ilusasti ütles ka, et ma siin olen nagu justkui, mul on päriselt ka 2 tooli siin, aga esindan nagu 2 organisatsiooni natuke, et ühelt poolt ma esindan siis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekavu ja teiselt poolt ma olen siis olnud juba vist väga kaua aega ka Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse liige. Ja tänase seminari selline mõte tegelikult sai alguse kevadel ja mis siin salata, et kindlasti kõik, kes on käsitööharidusega rohkem või vähem kursis, teavad seda, et kevadel tuli Tallinna Ülikoolis selline otsus, et seal lõpetatakse bakalaureuse tasemel käsitöö kodunduse ja tehnoloogia õpetajate koolitus. Ja et see tegelikult nagu tekitas ka palju sellist sisemisi arutelusid, et kas me Käsitööliiduga, kuidas, mis me teeme ja aga tänase seminari teema kindlasti ei ole nagu siis nüüd selle juhtumiga tegeleda, vaid siis mõelda, nagu pealtnägijas öeldakse, et mis on see suurem pilt, mis sellega nagu kaasneb, ehk siis tegelikult see, mis mõtted enne kõike tekivad seoses selle et me ei lahka siin põhjuseid, miks seda tehti või me ei otsi ka süüdlasi, et kes selle taga on. Et see on nagu selles mõttes, see on praegu otsus ja praegu pigem me nagu mõtleme selle peale, et kuidas nüüd siit sellest olukorrast edasi minna, ehk kuidas edasi liikuda. Ja teiseks kahtlemata seda ka, et isegi kui mul justkui peaks olema nagu konkureeriva ülikooli esindajana hea meel selle üle, et üks konkurent on kõrvalt läinud, siis tegelikult teistpidi mul on ülikurb meel, sest see, et selliseid otsuseid tehakse, näitab seda olukorda või seda rolli, millesse käsitöö ja tehnoloogia haridus kuidagi, millises valguses see ühiskonnas paistab, kui oluline või mitteoluline see tundub otsustajate jaoks. Ja sealt järgmine see nii-öelda suure pildi küsimus on see, et kui me oleme praegu selles olukorras, mis me oleme, et mis siis, et kas see ikka on oluline, miks see on oluline ja kuidas me koos saame seda siis lahendada ja edasi ajada. Kogu seda asja, et me ei oleks 30 aasta pärast selles seisus, kus me mõtleme, et 2022 oli see hetk, kui et nagu selles mõttes on meie kätte siin praegu antud võimalus selle olukorraga midagi teha ja mõeldes just väga pikalt ette ja mõeldes see, et millised
tulemused meie tänastel otsustel siin on. Siis selle seminari, see on tõesti selles mõttes, et ta ei ole nagu selline kõikehõlmav, siin ei ole kõik valdkonnad esindatud, et ta on selline natukene meil siis juhatuses kamba peale kokku pandud esinejate nimekiri ja selle tinglikult võib jaotada siis kogu selle seminari 3 osaks. Et esimene osa, mul on väga hea meel, et siin on olemas Haridus- ja Teadusministeeriumi inimesed ja on olemas OSKA raport, mis justkui siis suunab kogu sellist nagu haridusmaastiku kujunemist ju pika perspektiiviga. Et selliste organisatsioonide esindajad on olemas, et see moodustab nagu sellise ühe suure sellised tervikvaate teemad, siis on meil 3 sellist hoopis nagu väljaspoolt käsitööd tulevad justkui, väljaspool sellist nagu tavapärast käsitööd tulevad nagu sellist juhtuminäidet ökoloogia suunas ja kuidas erinevad elukutsed ja inimesed saavad või on seotud käsitööga. Ja siis kõige lõpus ma loodan, et meil tekib selline tore sõbralik vestlusring teemal, mida me siis edasi peaks tegema.